Teie jõudsite oma ajurünnakus järeldusele, et majesteedi jõud seisneb selles, et... Jaa, me jõudsime järeldusele, et majesteed suudab ust avada tänu sellele, et ta on sea aasta lõvi. Jah, nii. Olete kindlad? Jaa. Muud vahet me enda ja tema vahele lihtsalt ei näe. Huvitav, meie grupp jõudis küll hoopis teisele järeldusele. Ja palun. Ja nimelt? Majesteet on lihtsalt ainus tõeline eestlane. Väga võimalik, jah. Väga võimalik. Teile on külalised. Kellele? Teile, meile. No mis kuupäev täna on? Ja ongi! Mis see on? Lahtiste uste päevad ja majesteet laskis nad sisse. No jah, ja nüüd ta ei oska nendega millestki rääkida. Laskis sisse, las hoiab need kinni. Mehed, kaua meil ettevalmistuseks aega läheb? 2 minutit, aitab? Mida? 2 minutit. Lahtiste uste päevi. No, 3 minutit. Las majesteet hoiab neid 3 minutit kinni, eks ole? Las ta räägib neile ja siis juhatab nad kõik konverentsisaali, eks ole? Ja ütelge, et ma ise kohe tulen. Eks ole, selge. Seni kaua me lihtsalt valmistame siin kõik ette. 3 minutiga. No 5 minutiga. Me oleme ju profid, eks ole? Ja öelge neile ise ka paar sõnakest. Öelge, et me ootasime seda päeva nagu lapsed oma sünnipäeva. Nüüd oleme pigis. Ja, pigi ongi minu stihia. Mida kõvemini ma olen sees, seda tugevamad on minu vastukäigud. Ja mis vastukäigud? Ja mind huvitab see, et huvitav kui majesteet poleks ust lahti teinud. Huvitav, mille vastu sa käiksid? Vastu muhku, kurat. Mehed, ühe sõnaga, mis ka ei juhtuks, probleeme pole tarvis tõstatada, eks ole? Kui nad ikka küsivad midagi, siis teie ärge vastage, ärge kiirustage vastamisega. Ma vastan neile parem ise. Ja nüüd ma annan teile konkreetselt kõigile ülesanded. See, meil on siin vastuvõtu lett. Muud midagi ei ole. Ja. No ega meil siin üldse polegi midagi näidata. Me rohkem alles algajad. Ei, see oli väga hea idee. Lahtiste uste päev. Meie erinevate hotellide töötajad, me peaksime tingimata rohkem omavahel läbi käima, üksteiselt õppima. Ja, me peame ära unustama, et me oleme konkurendid. See tuleb Eestile ainult kasuks. Ei, see oli teil väga hea idee. See ei olnud minu idee. See oli teil väga hea idee. Ja. See oli, jah. Siin siis see, et jah. Oi, te ei ole üldse kaugemale jõudnudki. Ega jah, muidugi meie majesteet, kui tema juttoogu satub, siis tema käest naljalt ei pääse. Marki palus, et me läheksime konverentsisaali. Kohe, kui te olete valmis. Ma arvan, me oleme valmis. Tegelikult vist tahab meie majutusdirektor rääkida natukene meie vastuvõtuletist. Ei taha. Ei, ma mõtlen, kuidas see töötab ja... See oleks erakordselt huvitav. Ka siin ei ole midagi erilist. Mina ei ole seda tööd palju teinud. Mul on esimene päev. Tegelikult majesteet on meil meister kokk. Jah, on ja tema salat on meil lausa firma roog, nii et ma soovitan kindlasti pärast kõigil proovida. Hea meelega. Ja täna on meil maaherra köögis. Temal on ka esimene päev täna. No jah, mis ma teile veel siin näitan? Näete, raod on seintes. No jaa, aga ega see ole meil enam mingi uus maja ka. Ma arvan, et me hakkame nüüd pisitasa minema, eks? Minge, siis näete, mis siin on ja mis siin ei ole. Ja oma lühikese sissejuhatava sõnavõtu alustuseks ma tooksin esile ühe idee, mis ühest küljest on väga originaalne, aga teisest küljest nii lihtne, et on lausa ime, et keegi selle peale pole tulnud. Ja nimelt, meie erinevate hotellide töötajad peaksime omavahel rohkem läbi käima. Me peame üksteiselt õppima. Saate aru? Me peame ära unustama, et me oleme omavahel konkurendid. See tuleb Eestile kasuks. Nüüd võib-olla paari sõnaga meist endast. Kes me oleme, kust tuleme, kuhu läheme ja kuhu me läheme.
just see viimane küsimus omandab täna erilise tähtsuse. M-hotell ei ole hotell selle sõna tavalises tähenduses. Nii nagu poeet Venemaal on rohkem kui poeet. Nii nagu laulupidu Eestis on rohkem kui laulupidu. Nii on ka M-hotell rohkem. Mis on? Räägib. Jälle lollusi. Mitte ainult, ta on täna isegi ette valmistanud. Millal ta seda jõudis? Sina meid jälgid, sina pead teadma. Selle kinnituseks on kas või see ruum, kus me viibime. Ometi võime oma M-hotelli kogemuse põhjal. No kus mõtles ikka lolluse välja? Lahtiste uste päev. See pole midagi, selle asja teeb Marki une pealt ära, aga vaat see teine asi. Mary? Kui me ikka tahame majesteedi tasemele tõusta, me peame ikkagi tegema seda, millest me rääkisime. Peab tegema, peame tegema. Aga praegu ma pean vaatama, et külalistega kõik korras oleks midagi juhtuks. Meril ei ole praegu üldse aega ja... Minul ei ole ka praegu aega, kuid kui saabub õhtu, siis Meri juurde mina lähen. No jah, võib-olla lähed sina, võib-olla läheb keegi teine. Mis see on? See külalistele. Õlut. No Marki ütles, too midagi, noh. Ja niiviisi, jah? Ei, no ta ise kuulsid ja ütles, too mingit jooki, noh. Soo. Sa arvad, pudelist taha võtta või? No jaa, eks need on siuke kõrgem klass vist või? Kus su sekretär on? Missuke? Palju sul neid on? No enne mul all vastuvõtus oli üks sekretär, aga see jäi nüüd kurat majesteeda. Aga nüüd mul on Merri, tead. Väga hea, kutsu Merri siia. Niimoodi kutsudki. Jah, 2 vilet on tule, 1 vile paigal. Mis on? Tulge siia. Ja sina viise sinna, kust sa selle tõid. Kohe. Katke siia üks konjakilaud. Mitu klaasi? No 1,50 või 100 peasid puudu jääks. 100 klaasi konjakit valan välja. Ja kus on tikuvõilevad? Praegu teen. Ja koogid? Just. Väga hea. Kui see kõik valmis on, tooge siia. Jah. Ja kui see jama on kõik läbi, siis mul on teile üks jutt. Mulle? Teile, Mary. Selle suhteliselt lühikese aja jooksul, mis M-hotell on tegutsenud, me oleme saavutanud mõningaid saavutusi. Toon vaid mõned näited. Teil on nii kindel käsi. Ei tea, kas te nii kindel ikka on. Ärge mängige. No las ma mängin ka. Teised kõik mängivad, mina pole üldse mänginud veel. No mis te siin siis nüüd naljatate? Mina aitan Merit. Kas sul endal on tööülesanded täidetud? Mis ülesanded? Mis programmi sa näitad Kui midagi külalistele? erilist, sinu soolost aitab küll. Mis minu soolost? Mängid midagi jälle eelkirist. Ma ei ole nii ammu harjutanud. Lähed, harjutad. Tule ka. Ei, mina ei saa. No tule vaata, kas klaver on hääles. Tule, no lähe. Meri, mul on pärast üks jutt. Nii et ma loodan, et päev, mille te veedate täna M-hotelliga tutvudes, aitab kaasa meie ala arengule kogu Eestis. Ma tänan. Palun, kas on küsimusi? Kui küsimusi ei ole, võib-olla me teeksime väikse ringkäigu. Minul on küsimus. Ja, palun. Te ütlesite oma lühikeses sissejuhatavas sõnavõtus, millest kujunes ligi 2-tunnine põhjalik ettekanne. Te ütlesite, et teie põhimõte oli algusest peale hakkama saada oma jõududega, M-klubi jõududega. Kas see põhimõte on ennast õigustanud? Aitäh. Aitäh. Ja on küll.
on õigustanud, sest meile on praktiliselt koondunud kõigi vajalike erialade spetsialistid. Aitäh! No palun, julgemalt! No, rapstiki! Ja palun, julgemalt kõik! Oh! Tervist! Julgemalt siia. Nii et kui te kuskil kuulete, et M-hotell on must hotell, siis see on kindlasti laim, sest me paneme erakordselt rõhku just nimelt puhtusele. Selles plaanis me oleme isegi rohkem nagu B-hotell. Ja mina ainult räägin, eks ole. Nii et kui teil on küsimusi selle sektori kohta, siis palun küsige, palun julgesti. Meie oma edus saladusi ei tee. Teid kindlasti huvitab meie pesumasinapark. Ma võin teile ausalt tunnistada, meil on väga head masinad. Noh, aga milles see headus väljendub? Väga hästi pesevad. Täitsa puhtaks kohe pesevad. Konkreetsemalt, palun. No konkreetselt, te mõtlete täiesti konkreetselt, jah. No meil on niimoodi, meie paneme mustapesu sisse, eks ole, teine kord lausa ligased. Teate, kliente on ju igasugused. Ja siis kohe lähebki niimoodi edasi kohe. Ta keerleb, pöörleb. Aga konkreetsemalt? No konkreetsemalt on tal mikroprotsessor, programmjuhtimisseadeldis, see tähendab, et tal on 12 tüüpprogrammi kokkuvõttes, siis see tähendab seda, et tal on ka loomulikult pesupulbri automaatdosaator ja mis kõige tähtsam, kuumkuivatuse lisatrumme, mis võimaldab meil pesu kohe pärast pesemist riikida. Et seega väga tundlik asi. Ja naiste pesule hästi sobib. See on see, millest ma üleval rääkisin. Hotellis ilma huumorita ei saa. Kuidas teil päevaplaan oli? Kas me siit otse läheme restorani poolele? Ja kuidas soovite, palun. Ja umbes millal? No, kas või kohe. Palun ja liigumegi. Pisifaktor ja igaüks. Haruldast maitsev kook. Meie firma kook. Ma võin selle autorit teile tutvustada. Hea meelega. Merri. Ja, mis on? Teiega soovitakse tutvuda. Tervist. Teie olete. Ja. Mul on teile pärast üks jutt. Jutt? Kas te tunnete Merit? Ei, ma lihtsalt tean teda. Te teate? Teda teatakse igas hotellis. Ta on ju prostituut. Meil on ta sekretär. Jälle üks asi, miks me peaksime tihedamini kokku saama. Me peaksime ametinimetused kooskõlastama. Või näiteks kooskõlastatud hinnapoliitika, pikaajalised konjunktuuriprognoosid. Nii paljust oleks rääkida. Teate, mind pisiasjad ei huvita. No, jooge oma klaasid tühjaks ja ma valan jälle uut konjakit. Meil konjakit küll. Ma ise olen küll, ma olen rohkem õllemees. Sina oled rohkem baarimees. Kord peab ikka olema, eks ole? See on õige. Sest vaadake, omavahel öeldes. Igasuguseid jutte ju kuuleb, kui ringkondades liikub. Ja muide ka M-hotelli kohta ma olen kuulnud mõndagi huvitavat. Ma loodan, et positiivset. Ka positiivset, aga põhiliselt... Aga põhiliselt? Põhiliselt on arvamused vastuolulised. Te saate aru, mis ma mõtlen? Ma saan aru, et meie vestlus on avameelne. Loomulikult. Sellepärast lubage mul olla teie vastu ka avameelne. Kui te ütlete, et arvamused, mida te olete M-hotelli kohta kuulnud, ei ole sugugi negatiivsed, siis ma ütlen ausalt, mul on selle üle hea meel. Või vabandust. Ei tee viga. Teil on väga hea pianist. Julgeolekudirektor. Turvaülem. Ei, teil oleks ta turvaülem. Meil on ta julgeolekudirektor. Meil on kõik direktorid. See on... Ja ma saan aru, teile võib tunduda see naeruväärne. Aga mina ütlen, et kui mees on direktor, teeb ta oma tööd hoopis teisiti. Selline kogemus on mul raudselt ja kogemusi mul on kuhjaga. Kuhjaga, nagu näiteks see julgeolek ja muusika omavahel ühendada. Näiliselt tühi asi, aga milline kokkuhoid. Seda ei ole mõtet konspekteerida. Ma annan välja niikuinii raamatu ja seal on kõik see kirjas. Ja ma oleks selle raamatu juba ammu välja andnud, aga nagu saate aru, 1000 püsiasja. Saate aru? Ei, loomulikult. No nii, nüüd 2 tükki. Nägemiseni, kohtumiseni, jumalaga ja taega, jälle nägemiseni, taas kohtumiseni, jumalaga ja taega, külastage meid jälle. Nägemiseni. Nii et ei kahetse.
mis te nüüd? Nii et ma võin loota edaspidigi. Kui teil on üritus, alati hea meelega. See oli võrratu kogemus. Eks ole. Kas sa küsisid, kas teistel hotellidel on ka niisuguseid probleeme? Mis see probleem on? Raud tulevad järsku seintesse, külmaks läheb. Ole vait. Äkki ei ole vett? Teate, igal hotellil on alguses probleeme. Teil ei ole veel midagi, aga näiteks on juhtunud, et hotell jääb kinni. Kuidas kinni? Lihtsalt ei saa välja ja kõik. Uksest ega aknast mitte kuskilt. Kuidas ei saa? See pole veel midagi. On juhtunud, et avatakse hotell ja kõik on väga tore, aga läheb kuu aega mööda ja järsku vajub maa alla. Ja enam ei olegi hotelli. Kuidas ei ole? Lihtsalt ei ole. On paljas muru. Muru? Ja mitte keegi ei tea, miks see niimoodi on. Meie alal peetakse seda juba peaaegu loomulikuks. Hotell on tegelikult väga ränk business. Sellepärast mul on väga hea meel, et teil nii hästi on läinud ja teil selle aja jooksul pole midagi juhtunud. Aga ma ütlen, teil on tohutult vedanud. Aga mida me peaksime siis tegema? Armastada on vaja. Armastada. Üks hetk, palun. Aitäh! Teile ka kõike head. Tänan. Ära tegime ja teeme veel. Meil on lahtiste uste päevi tarvis nagu õhku. Kellel seda nüüd tarvis oli? Ei tea. Nüüd roogi kurat nende järgi siin, tead. Kes sellest targemaks sai? Marki võib-olla sai. Marki ei saanud ka sellest tühjagi targemaks. Igatahes väga kurat imelik üritus, tead. Marki ise oli ka väga imelik täna. Käis siin ringi, rääkis nendega niisama juttu. Tahtis ühele mind veel tutvustada. Pärast vaatas mulle imeliku näoga otsa ja ütles, mul on teile pärast üks jutt. Ta ei ole mitte kunagi tahtnud minuga rääkida. Milord ja Monseigneur, keegi ei ole. Nemad tahtsid ka rääkida või? Nojah. Tegelikult, tähendab, ma tahaks ka rääkida, tähendab. Ärge palun öelge, et teie tahate ka minuga rääkida. Ei, ma tõesti tahan teiega ka rääkida. Rääkida? No, selles mõttes, et algus ikka tead, natuke juttu ja niimoodi, Ma loodan väga, et see ei ole pikk jutt. Ei, see sõltub teist. Mis kell ma siis tulen? Mina ei tea. Tulge ikka enne keskööd. Väga hea, ma tulen siis 11:30. Aga ärge siis teistele seda kellaaega lubage. On ju? Eks ole, on ju? Eks ju. Ma tulen siis 11:30. Te mäletate, ma ütlesin, et mul on teil üks jutt. Jah? Ma tulen enne 12, 11:30, ma ei jõua 11:45. See... Mis Marki tahtis? Midagi tahtnud. Ei tahtnud, jah. Kuule, tüdruk. Asi selles, et oleks üks jutt. Sisse! Tere õhtust! Tere! Kell on 1:30. Pool. Kas külamehel oli asja ka või? No 1:30 ma pidi tulema ju. Ai nii, jaa, teil oli mingi jutt mulle. Ja ma olen maamees, ma ütlen otse välja, tähendab selle asja. Me siin meestega mõtlesime, teate. Mis asja teie mõtlesite? No me mõtlesime, et miks Majesteet saab ukse lahti ja meie ei saa, eks ole. Ja siis jõudsime järeldusele, et see on sellepärast, et teie ja Majesteet, Mis asja mina, seda, et teie nagu Majesteetile ära ei ütle, eks ole. Ja see on ka väga õige, arvestades teie ametit. Sekretär. Ei, ma mõtlen seda ametit, mis teil ennem oli. Nii et me mõtlesimegi, et siis te äkki meile ka nagu ei ütle ära. Seda ma tahan. Mida? No, seda, et... Minuga magada? Ei, kas nüüd just seda? Aga siiski. No ja ma ütlen otse välja, seda jah tähendab, seda jah. Vaat niimoodi, jah. Ja kohe kõik koos mõtlesitegi selle välja? Ei, me kolmekesi. Kes? Kolmekesi. Mina ja siis
monsenjöör ja magister. mis tõesti teid rohkem ei olnudki ei, no või? see on 3 mehe ettepanek, raudselt, noh. Sisse! Sisse! tere, Meri. Tere! Nagu ma teile ennist ütlesin, mul on teile üks jutt. ja kuna kell on palju, siis pidades silmas teie erialalist ettevalmistust, ma muidugi ei pea silmas teie sekretäri oskusi, mida ma ka väga tervitan. aga tähendab, saate aru? ühesõnaga, et lühidalt, siis teeme nii, et pidades silmas hotelli julgeoleku vajadust, mul on teile nüüd kohe praegu konkreetne ettepanek. Ettepanek? Jaa, no kui teile lihtsam on, ma ütlen teile lihtsalt, et ma pakun teile tööd. Tööd? Jaa, erialalist tööd. Mary. Sisse! Sisse! Kuku. Ei oodanud? Ei. See on hea. Ma tahtsingi teha väikese üllatuse, ma mõtlesin, et me võiksime natuke improviseerida. No. Improviseerime siis. Aps. Aga mis teemal me küll improviseerime? Oleneb kõik sellest, mida teie mõtlete. Ai. See oleks nüüd küll halb lugu, kui mina mõtleksin üht asja. Ja mina hoopis teist asja. Või hoopis mina seda teist asja. Ja mina üldsegi ei mõtleks äkki. Vaat see oleks veel väga vahva. Ei, see ei oleks üldse enam vahva. Sisse! Suu. Sisse! Tere! Ma tulin. Natuke hilja ei ole või? Ega ma meelega tulin natukene hiljem, siis meid keegi ei sega. Meid? Ja, teate, ma tunnen meie mehi, ma tean, mis nad teile minust on rääkinud, aga üldiselt on see õige. Ja mul on elus olnud naisi rohkem, kui ma arvan, et teil mehi. Aga sellest ei ole midagi. Tänu sellele läheb kõik natukene kergemini. Mis asi see natukene kergemini läheb meil? See on marssal. Mis kuradi marssal? Nemad ei teadnud ju meres mitte midagi. Tegelikult nad jõudsid täpselt samale järeldusele, mis meiegi. Ja ajasid täpselt samasugust jama nagu meie neile. No kurat! Mida sina siin nurid? Tööd sul ei ole, tööd lassi lahti siin. Nüüd tuleb Meri vahele, tähendab järele nukkima siin. Jah. Noh. Sisse! Palun sisse! Tere õhtust. Tere õhtust. Ma lubasin tulla. Ja mees täidab oma lubadusi. Mulle ei meeldi, kui lubadusi ei peeta, vihkan. Oi, te olete nii ärritatud. Ma olen erutatud. Teate, ma tulin siia ütlema teile, et te teate, et olukord hotellis ei ole sugugi normaalne, hoolimata sellest, mida kolleegid meist räägivad. Te teate seda, eks ole, et mina ei pea seda loomulikuks, et ainult üks mees saab meie hotellis ust lahti. Sisse! Meri, kallis, ma tean, et te imestate, aga olgu just tänane päev, see päev, kus meie vahel langeb lõplik liisk, meie hotelli lahtiste uste päev, see, kus meie vahel langeb lõplik. Aga kullakene. Ärge öelge mulle ühtegi sõna, ärge öelge ühtegi sõna. Aga kullakene. Sina. Teie. Ja meie.
õigus sul rohkem on, mis? Mis õigus? Mis õigus sul rohkem on? Ärge pange neid üldse tähele. Mis nad teevad siin? Mitte midagi, niisama. Niisama? Nemad arvasid, et mina annan neile jõudu. Teie arvate seda, arvate, et Meri annab teile jõudu. Aga te ei kuulnud, mis ütles kolleeg, kui ta ära läks. Armastada on vaja. Armastada.